Nii, Marta, millise ämbri me võtame? See, sina mis kõige rohkem. Nii, see on siis meie ämber. Jah. Need ämbrid on siis pärit siit mingi kohaliku härra käest, kes siis kaevandab, et tema maa-ala pealt on korjatud. Ja Marta paneb siia. Üks ämbritäis maksis siis $30. Ma ei tea, on see napp. Marta puhastab siis need liivast ära ja siis seejärel peseb neid siin kõrval. Ja mida me otsima pidime, siis on lihtsalt midagi, mis on selline särav ja kas siis kollast, orantsi või siis natuke tumedamat, et mingid sellised erilisemad kivikesed, et siis safiirid nii-öelda. Ja nendest saad teha siis kaelakeesid, ehteid või lihtsalt lõigata ilusaks kujuks, on sellised meened. Pumps järsku nagu. Yeah. They normally sing it to me. Time to do another load. Is that one just quartz? That's a quartz, yeah. Yeah. That's a smoky white quartz. Sven, mis on sinu kõige kallim kivi? Mis te arvate, palju teie paket väärt on? No kindlasti üle 30. Üks paket maksis 30, ma usun, et me saame paketi raha tagasi. Ennem seda sa pead müüma selle kuskile. What do you have here? We got a love What heart do you for their think blue ropes. who got the most expensive bucket? I don't know, I haven't looked through yours. But I think you guys got bucket with more color in it. Yeah. Yours is, all of them are I blue. think it's only because you know which color to take. No, I don't think so. Oh, nice, look. Ooh. Oh. Which is very confusing. But the star sapphire is a darker, is it? So the star sapphire will be completely covered in bronze. Yeah. So this one's a trapeze, so it's like a natural crystal, and it's just got the crystal growth lines in it. Nii, meie road trip saab alguse. Asjad on autosse pakitud. Farmiga jätame jõvasti. Vaatame, kus siin on. Joo! Vaata, palju staffi siin on. Sittega pole kaamera pealt näha. Kõik aknad on kinni pandud. Kuhu me jõudnud oleme? Me oleme Nationale pargis. Nationale parki. Rahvuspargis. Tere! Tere! Nii, esimene peatus siin Rahvuspargis siis. Oo! Vapšee vaade siin. Ma ei tea, palju kaamera peal on, aga Tiits on seal juba, vaata. Vend living life on edge, noh. Kaamera ei näita nii hästi. Kaamera pealt ei näe nii hea, jah. See on ikka päris elu on teine asi, noh. See on päris kena siin. Aga siit on meil veel natukene üles ikka minna. See oli lihtsalt esimene peatus, mis meil siin on. Et päris vägev. Ja siin on nii roheline kõik. Õhk on karska. Ja õhk on mega fresh, jah. Nii, lähme siis koske vaatama. Mingit niret. Ma ei tea, kas see on vesi ka voolab. Et vihmaperiood on iseenesest möödas, suht kuiv on. Aga eks me näeme, nüüd on palju oli kilomeetreid. 1 kilomeetri vist oli või 1,8 või? 2 vist. Tund aega kõnnime. Tund aega kõndimist. Siuksel rajal siis oleme praegu. Vaatame, milliseks see rada läheb meil. Siit küll alla ei taha näita. Okei. Siit läheb ikka korralik langus.
Miks siiski on? Nüüd rohkem kui pakkuda, ma jäi ellu ju. Never know. Nii, omajagu on kõnnitud. Rainbow Falls, 240 aastat. Nii, jõudsime kohale. Tiits, kuidas tunne on? Arvan, et külm vesi on. Nii, lähme proovime sinna kose taha siis saada. Kuigi see on üsna väike nire, siis võtan kaamera kaasa, proovin ronida koos kaameraga siis sinna. Tiits on juba seal. Hops. Hästi ettevaatlikult peab. Ja siin on siis naturaalne dušš. Saab väikse showeri teha siin. Siin on väga libe. Väga libe jah. Igal pool, kus see vesi on. Aga need seal on külmem. Seal on vikerkaar jah. Ma lihtsalt kaamera just näeb. On ikka vähem või? Varraseks ma. Mina küll ei julgeks. Mulle põhi, väga veepõhi kunagi ei meeldi, kui ma ei näe ka seda. Käidud, tehtud ja jätkame oma reisiga. Me otsime auto üles nüüd. Mingi megapikk maa on veel autoga tagasi sõita, sellepärast teeolud on suht pasad. Mäkke tõus ka. Me tulime sealt või? Sealt tulime jah. Keksime ära nüüd. Nii, jõudsime oma kämpimiskohta. Täna jõudsime vähe valgemast, saame siis näidata ka oma kämpimiskohta. Et päris kena koha saime, et üsna hea siuke jackpot. Siin on siis jõgi meil otse kõrval. Mäed on ümberringi. Lähvad, et väga kena. Marta siin peseb nuga, hakkab süüa tegema pastat. Praeme hakkliha juurde. Mina tegin siia lõkke valmis. Tiits pani omal telgi püsti. Siin siis istume. Natuke eemalt ka. Siukene koht siis, et väga kena ja päike loojub sealt. Ja minul ja Martal on jälle magamiskoht siis. Siin autosed. Madrats püsti. Vägev värk. Tiits, mis sa ehitad siin? Muudab meid. Saab ilusa ja väikse loenguga Tiits tahtis ka ikka merevaadet saada endale. Selge, väga kena. Ma tahtsin poest õngega osta, aga ma ei ostnud, kurat, et oleks võinud osta. Mul on tunne, et siit oleks küll mingi piraaja siit püüdnud. Krokodille. Kahju jah, aga pole hullu. Nii, me tulime ka siis koduse võõrsil võtteplatsile. Vaatame, kas Alf kala püüab, ei püüa. Vihmane ilm oli. Aga näitan natuke ümbrus ka siin. Ma ei tea, äkki teist mõned mäletavad koduse võõrsil. Suht popp oli Eestis. Mäletan, mina küll lapsepõlves vaatasin. Vaatame siis. Mööda seda teed käis siis, said paljud kuulsused oma alguse. Sealt on Alf alla käinud, sealt on Chris Hemsworth alla käinud. Tegelikult siin rannas käivad need võtted siiamaani. Ma veits lootsingi tegelikult, et täna ka äkki siin võtted toimuvad ja Alf ju tegelikult ikka veel seal näitleb ka. Aga öösel oli siin räme torm, kus tuli ligi 200 milli vihma maha. Et ma ei tea, kas selle pärast või kellaaeg või lihtsalt täna ei ole mingit võtteid. Aga jah, muidu siin avalikus kohtades ka on siis selle sarja võtted.
et oleks näinud võib-olla siin midagi toimumas. Aga ei näinud, no pole hullu. Natuke jalutasime paarsada meetrit ja siin on see, sealt paistab, on see surfiklubi. Et viskame korra sinna ka pilgu peale, siis juba kui siin oleme. See koht on tegelikult siis ei ole nii-öelda Summer Bay, aga selle saate jaoks on siin surfiklubis siis aastaringselt üleval selline silt. Et Summer Bay ja vanameister ise, Alf Stewart, suur tegija siin,